It's called Frenchman's Cap. That's it right there. I haven't been out there, maybe in about 6 years or more, because when I last had my boat, I haven't been out since. After he died, he had prepared a chart that showed where he wanted to be buried. We had a brief ceremony at the yacht club, and then myself and my stepmother and a few others, we went out with a casket, a casket that is designed for burial at sea. It has holes in the bottom and it have weight in the bottom. But for some reason, it didn't go down, and it stayed floating for a while, like he didn't want to go. So we had to help it a little bit by coming alongside and pushing it down, and then the water started coming in, and then down he went. So, end of story. I don't know what else to tell you. Here it is. Now, what happens next? Oh, here we go. Oh my goodness. Yeah, that's the old man. That's my father, I'm sure. This is my father, no question about that. In the boat. I don't know who the ladies are. Oh, this is amazing. I don't know where it was taken or anything, but that is my father right there in the middle. Wow. That's amazing. I've never seen that. Obviously, why would I? Where on earth did you get this? I loved my father, and I had great respect for him because of the kind of person he was. He didn't talk much about Estonia. I have no real recollection of him discussing Estonia at all. I know my father was born there, and I know it's a relatively small country. I think at one point they built their own house that they lived in. With their father, my grandfather. But there was not much discussion or talk about Estonia. My father was always living today and tomorrow, not yesterday. Hey,
hakka vastu vaidlema, et minul ja naisel Leenal vahest suured teened selles on, et tahtos sai see, kes temast sai. Olin suurest perest, peale mind oli veel vend ja 2 õde. Oli raske, kuid saime hakkama. Nagu kõik tollal keisririigis hakkama pidid saama. Läksin kooli alles 10-aastaselt. Tundsin vaevu tähti ja veerisin. Hiljem sain küll linnakooli, kus õppisin mitte andekuse vähesuse, vaid laiskuse ülekülluse tõttu 3 aasta asemel 4 aastat. Vene-Jaapani sõja ajal olen peaaegu 30-aastane, lõpetanud koolid, kündnud merd ja matnud ka oma esimese naise Liisa. 7 aastat peale sajandivahetust sünnib minul ja minu uuel kaasal Leenal esimene poeg. Paneme talle nimeks Kõu. Arvan, et see on sobilik nimi ühele mehele. Olen sel ajal juba Käsmu merekoolis õpetaja, hoolimata sellest, et minu enda koolitee algas üle kivide ja kändude. Olin põhimõttekindel ja ei sallinud varastamist. Käsmu merekooli direktor härra Laarents nõudis, et ma peaksin majanduskomitee liikmena alla kirjutama ühele üles puhutud arvele. Laarents soovis enda elujärge selle kõigega parandada. Keeldusin, sest pole tähtis, kuidas teised sind, vaid kuidas ise ennast võid hinnata oma südametunnistusega. Läksin keisririigi pealinna Peterburgi ja nõudsin enda üleviimist. Seepeale mind Käsmust kaugemale Heinastesse saadetigi. Selleks ajaks oli sündinud juba ka teine poeg, kellele nimeks panime Jarilo. Käsmust lahkumine tuli kokkuvõttes vaid kasuks, kuna ma ei sallinud seda Käsmut. Käsmu laeva omanikud olid kõik väiklased vargad, sest muuga ei saa seda seletada, kui Peterburgist mindi Taani laadungiga ei jäänud ükski neist Käsmu sisse tulemata, et sealt laadungist varastada osa oma lehmadele. Nii me siis seal Heinastes olime. Sündisid veel pojad Uku ja Ahto. Your father ever told you why he decided to sail around the world with his crew? No, just something he wanted to do. It was like an adventure, something to do that's different. Holiday time, some Sunday climb, fall into you and me. You quickly choose a wonderful cruise out on the open sea. Peale tosinat aastat elumerelainetel, mille käigus olen saanud nii vett kui vilet, olen viimaks valmis teoks tegema oma ammust unistust. Kui olen ajalehtedes kuulutanud, et otsin ümber ilma reisile kaaslasi, saan 5000 taotlust. Nii palju huvi ja tähelepanu on see reis siin Põhja-Ameerikas juba äratanud. Kodaki filmikompanii andis lausa hulga värvilist ja mustvalged filmilinti priilt kaasa, et saaksime meie ees seisvad seiklused ja kauged maad lindile jäädvustada. Esimeseks tüürimeheks on mul inglane Philip King, kes minuga juba 1,5 aastat koos seilanud. Laeva kokaks valin varem aurulaevadel olnud Roy Day. Laeva arstiks saab Šotimaalt pärit William Cowan. Madrusteks 2 kanadalast, varasema purjetamisoskusega James Jim Bailey ja Morson Bill McCree, kes teineteisega head tuttavad. Siis veel hulk tudengeid, näiteks John Lyman, kes lubas reisil oma ülikooli õpinguid jätkata ja on selleks kaasa võtnud arvestatava koguse kirjandust, ning Russell Brooks, kes loodab reisi eest makstud raha tagasi teenida Clevelandi muuseumi jaoks haruldasi elukaid kogudes. Hakkame teda koheselt kutsuma professoriks. Laeva noorim liige on 17-aastane paksuke William Stein, kes soovib reisil olles mehistuda, ning laeva vanimaks liikmeks 36-aastane George Kinsey, kes aastaid elanud ränduri elu. Yale'i ülikooli lõpetanud
ja kellel laeval kaasas suur hulk enda maalitud pilte eelnevatelt reisidelt. Isale on kindlasti vastumeelt, et lisaks teistel olen otsustanud kaasa võtta ka naise Margareti ning meie 1,5-aastase poja Teddy. Samas oleks rohkem kui aasta lahusolekut liig mis liig, nii neile kui ka minule. Lapsehoidjaks tuleb kaasa Margareti õde Catherine, Tinki nagu me teda kutsume, kes New Yorgis õpetajaks ja just õige inimene Teddy järgi vaatama. Seetõttu ei pea isa mitte Teddy pärast muretsema. Siin New Yorgi külje all on november hoopis teistsugune kui kodus. Peale lõunal on külm, aga mitte nii külm kui teil seal kallid vanemad. Meid on ära saatma tulnud hulk inimesi, ajakirjanikud, sõbrad, Margareti vanemad, vaid teie puudute siit. Igatahes, peale lõunal 2. novembril 1938 asume teele. Ma ei karda, sest olen meie reisi korralikult planeerinud, peatuspunktid ja oletatavad saabumiskohad on täpselt paigas. Ka igav ei peaks meil sõites hakkama. Oleme igaüks kaasa võtnud arvestatava koguse kirjandust, alates luulest, lõpetades romaanidega. Esimene päev möödub vaid 1 tähe all, et jõuda vabasse vette, mida meil õnnestubki saavutada, kui heidame viimase pilgu moderniseeritud Ameerikale ning eemaldume New Yorgist. 8 miili pärast heiskame purje ja läheme oma koikudesse. Välja arvatud need, kes peavad vahis olema. And they not only paid to come on the trip, but the understanding was that they would be actually working, doing the work of the ship, and for no pay. They were the crew. They had to clean the ship, they had to fix this, or whatever my father told them they had to do. It was not like a rich man going and chartering a boat and sitting on his butt and everybody coming to him and give him his drink and give him his food. And no, everybody worked. And that was the whole idea of the trip. Ookean tervitab meid kui vallutajaid, kellel on tarvis vastu hakata. Lained peksavad meid nii ühelt kui teiselt poolt, tuule kiirus üle 20 meetri sekundis. Peaaegu kogu meeskond on reelingu ääres ja oksendab. Jagan neile siiski käske, et nad saaksid tegevust, olgu selleks siis kas või pardal oleva materjali kinnitamine. Üks kütusepaak hakkab lekkima ja 700 liitrit kütust voolab välja. Mõned meie liikmetest arvavad, et see torm on tagajärg sellele, et Dick Howison, Texase ülikooli tudeng, pani plaadimängijale Benny Goodmani uusversiooni Šoti rahvalaulust Loch Lomondist. Ja järgnevalt tekib juba esimene tüli meie laeval. Kas see on pühaduse teotus, et laulu on sedapsi muudetud? The sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love wherever want to get on the bonny, bonny bank of Loch Lomond. Järgmine päev võtab meid vastu udu ja vastu tuul, mis teeb meie liikumise päris vaevaliseks. Annan käsu kõigil habemed maha ajada, kuna ebaõnn on meid kogu aeg saatnud. Peale habemete maha ajamist on kõik hästi. Tuul hakkab meid soosima. Temperatuur on oluliselt tõusnud ja annan käsu, et meie õli pealt töötav soojendus visataks üle parda. Reisi jooksul saab olema piisavalt palav, et kütust mitte raisata soojenduse peale. Panin kõigile oma poistele nimed mütoloogiliste jumaluste järgi.
Ahto, kui kõige noorem neist, saab vetejumala nime. Kirikuõpetaja ei tahtnud poistele mitte selliseid nimesid panna. Pidin teostama jõulist veenmist. Ahto nimepanek leidis lahenduse alles 3 aastat peale sündi, siseministri abiga. I don't know if my grandmother had other names. I assume they both gave the same approval. My grandfather was not a very religious person in the sense of all of the things that a church does. You know, they have so many rituals, you know, you must do this, this, and this, and da. That doesn't make you a better person. It just, you know, I don't know whether that was so or not, but that's what my father said. But I'm only sorry that I never met them. Soodsad tuuled kestavad vaid 2 päeva, millele järgneva nädala seilame taas vaevaliselt vastu tuult. Alles 2 nädalat pärast väljumist jõuame meie esimesse peatuspunkti, Nassaule. Uudised maailmast jõuavad minuni hilinemisega, kuna raadio on juba pikemat aega tõrkunud töötamast ja niisiis loengi peatuskohtades 2 nädala vanuseid uudiseid. Euroopas on puhumas imelikud tuuled. Midagi on seal toimumas juutidega ja mitte ainult nendega. Räägitakse, et praeguseks on Saksamaa juba hõivanud Sudeedimaa. Kas tõesti hakkab Euroopas pingeliseks minema? Esimene maailmasõda on suurim ja jõhkraim, mida inimkond siiani näinud. Võib ju arvata, et kuskil keisririigi serval asuv perekond on kaitstud, kuid nii polnud see mitte. Nüüd sai uus sõda mind otse koduhoovist kätte. Heinaste merekool evakueeriti sakslaste lähenedes, mispeale kolisin koos naise ja 4 pojaga taas tagasi Käsmu. Järgnev riigipööre Vene keisririigis muutis kõike ning peale revolutsiooni katkes riiklik rahastus koolile. Laarensi käest ei saanud ma sentigi. Heitis ette, et mis meil viga, omal lehm, siga, kala soolatud ja kuivatud. Tulin koolist ära ja ainukeseks sissetuleku allikaks sai kalastamine. Kõige suuremast hädast aitas välja minu endine õpilane Käsmu merekoolist. Rudolf Balberg kutsus mind Tallinna ja sokutas mu 1918. aasta sügisel, kui meil oli juba oma vaba riik, Miinisadama komandandiks. Mina olin küll linnas, aga ei teadnud, mis täpselt toimub kodus Käsmus. Saan alles hiljem teada, et minu äraolekul on naine käinud ise kalal ja miinuskraadidega kõndinud 10 kilomeetreid, et kala millegigi vastu vahetada
et poistel oleks midagi hamba alla panna. Minu naine ei kurtnud eal ei kaotanud lootust. Eal ei häbenenud ta mingit tööd ja eal ei kuulnud ma temalt mingeid etteheiteid, et ta minu tõttu peab läbi elama selliseid raskusi. Pean teda ainsaks, kes abikaasa nime välja teeninud. Panamas lahkub Margareti õde meie juurest, kuna ta on kooliõpetaja Ameerikas ja teda on ootamas lapsed koolis. Vähemalt nii ta mulle väidab. See on meie suurim kaotus hetkel, kui mitte arvestada peale Nassaud kaotatud ankur. Eks Margaret peab praegu väikese tedi hoidmisega ise hakkama saama. Loodan Tahitil paar tüdrukut laevale saada, et tedil oleks lapsehoidja ja ka Margaretil seltsi, sest üksinda meeste keskel. Laadime pardale värske toidu ja vee. Laev on täislastis, kuna varustust ei saa me nüüd tükk aega. Suurelt jaolt peame kõik tööd ise ära tegema, kuna kohalikud neegrid ei suuda või ei viitsi üldse tööd teha. Aga pole hullu. Väike liigutamine enne järgmist sihtkohta ongi meile kõigile vajalik. See on viimane suuremalt asustatud koht enne Tahitit, kuhu peaksime esialgsete plaanide kohaselt 4 kuu pärast jõudma. Aasta vahetuse võtan meeskonnaga vastu Kookos saarel. Teekond on olnud vaevaline. Vastu tuul ja Panamas peale laaditud lasti pärast aeglus. Lõpuks kuuleme parandatud raadioga New Yorgi jaamu, mis vähemalt inglisekeelsed. Enne seda oleme vaid hispaaniakeelset teksti kuulnud, millest keegi laeval aru ei saa. Oleme saare muutnud lahinguväljaks. Jahime kõike, mis liigub ja kõike, mis ujub. Saarel tapame kitsi, merel kalu, kelle sandistame ja viskame tagasi vette, et jälgida, mida nende liigikaaslased nendega ette võtavad. See kõik on meelelahutus. Vaheldus pardal toimuvale rutiinile. Uku ja Ahto sõutsid oma 10. eluaastatesse, kui kolisime Tallinna külje alla Paljassaarde. Meil polnud seal muud paati kui see, mis Kõu ja Riilo 14 ja 12 aasta vanuselt ise teinud. Sellega käisid siis nooremad Uku ja Ahto kalastamas. Sõitsid ka Tormise merega, mis minu isa südant väga murelikuks tegi. Õnneks ühel öösel, kui poisid magasid, viis tuul paadin minema ja mina rahunesin. Kahjuks küll mitte kauaks, sest kuna Paljassaarel muud tegevust poistel polnud kui kalapüük, siis nüüd hakkas Ahto jahimeheks. Ja pidingi hakkama muretsema selle pärast, et ega tema ometi mitte krampi ei saa, kui külmade ilmadega lastud partidele järgi ujub. Mis puudutab Ahto iseloomusse, siis oli ta üldiselt võttes kangekaelne, kuigi mitte jonnakas ja sõna kuulmata.
Kui suutsin talle midagi selgeks teha, siis oli näha, et tegi kõik, et meele järgi olla. Kokkuvõtlikult. Laske last kasvada selles suunas, millele temal kõige rohkem iha on. Ei saa, ei tohi, on aga laste kasvatusel lubamatud asjad. Isegi kui poisid omavahel kisklema läksid, ei seganud ma vahele mitte, vaid lasin ikka boksi reeglite järele maadelda. Minu õpetus oli ikka see, et tuleb aus ja õiglane olla iseenda ja teiste vastu. He was very strong physically. When he put his mind to it, he could do most anything. He worked very hard. And he was willing to take risks. To take a chance that, that I think I can do this and I can do it properly and I'll make money or whatever. Ületame ekvaatori, mille puhul korraldame mereristsed. Henseldame mere kombe kohaselt kõik ära. Galapagosel võtavad meid vastu minu vanad sõbrad, vennad Angermeierid. Mehed, kes said üle Ameerika kuulsaks, põgenedes aasta varem Saksamaalt Hitleri režiimi eest teise maailma otsa. Eemale türanniast ning natsionaalsotsialistlikust ideoloogiast. Kaasas olid neil sead, hobune ja 5 koera. Mehed, kes meenutavad mulle mu omi vendi, võtavad meid rõõmsalt vastu, kuna tõin neile Panamast kraami, mida nad saaksid ära kasutada. Tänutäheks laulavad nad aga meile saksa õllelaule. Mina omakorda koos meeskonnaga, välja arvatud Maagaret, keda paistab ei huvita eriti tsivilisatsioonist unustatud paigad, aitan neil ühte pooleli olevatest majadest edasi ehitada. Iga abikäsi kulub ju siin marjaks ära. Galapagosel tekib ootamatu takistus meie reisile. Sadamavaht, kes peab ennast maailma nabaks, tahab minu käest altkäe maksu, kuna laev on tema väitel sadamasse sisenenud loata. Keeldun, mille peale ta võtab ühe minu meeskonna liikmetest, kanadalase Jim Bailey pantvangiks, väidetavalt nii kauaks, kuni ma pole talle loovutanud laevapabereid. Saadab laeva pardale ka relvastatud mehed. Naasen laevalt eestikeelsete dokumentidega, mille üleandmisel saan Jimmy vabaks. Ingliskeelsed jäävad siiski mulle, kuna ilma nendeta oleks juba võimatu teistesse sadamatesse siseneda. Õhtusöögil teavitan meeskonda oma riskantsest kavatsusest ning käsin kõigil panna selga võimalikult paksud riided. Pimeduse saabudes võtame jõuga relvad meid valvanud korrakaitsjatelt, saadame nad paati ja hiivame ankru. Seilame pimedusse. Lasud kostavad meie selja taga. Lõpetades algkooli, kus teda paremate ja andekamate hulka loeti, astus poiss esimesse reaalgümnaasiumi. Kuid juba enne seda tingis ta, et teda otse merele minna laseksin. Tahtsin, et poiss ikkagi gümnaasiumi viimase klassiga lõpetaks, mis merekooli astumist kergendaks. Mis ajaga maa tiirleb ümber päikese? Ühe aasta, see on 365 päeva, 5 tunni, 48 minuti ja 46 sekundiga.
asus passiivse vastupanu teele. Uuel aastal selgus aga, et Ahtol järgmisse klassi pääsemiseks väljavaateid pole. Eks see Ahto kooli katkestamine üks mäss oli, aga mina ei hakka kedagi sunniviisi kinni pidama. Seda enam, et see mitte mõttekas poleks. Arutasime naisega asja läbi ja saime aru, et isegi peale kooli lõpetamist teeniks ta vaid sellist palka heal juhul, mida merel iga noorem madrus saab. Tulime otsusele, et vast kõige parem Ahtoga on nii talitada kui vanemate vendadega. See on mingu siis pealegi merele ja elagu rakkus käte kui terve seedimisega. Mu Jumal, sinu peale loodan ma. Jehova, anna mulle teada oma teed. Õpeta mulle oma teeradasid. Saada mind käima oma tões ja õpeta mind, sest sina oled mu õnnistuse Jumal. Sind ma ootan kõige päev. Amen. Away, away, Tevahini Tahiti, Orameta, Oi, Bautie. Away, away, Tevahini Tahiti, Orameta, Oi, Bautie. Peale merejumala soosingut, kogu aeg taganttuul, spinnaker välja tõmmatud, jõuame Tahitile, kus meid võimude poolt koheselt karantiini pannakse. Galapagose sadamavaht on telegrafeerinud Tahitile, et olen ilma tema loata lahkunud. Siinsetel võimukandjatel ei jäägi muud üle, kui meid kinni pidada asjaolude selginemiseni. Olen kindel oma õiguses ja arvan, et kõik laheneb iseenesest. Lähenevast mässust laeval pole mul aimugi. You can't have that many people in that length of time and not have some disagreements, you know. I have no recollection of anything of that sort from my father, of a mutiny or anything like that. No, not. I know one thing, that if it had happened, my father would not have tolerated it. Hoop tuleb sealt, kust tegelikult võib seda oodata. Laevaarst Cowan, kes väidetavalt isegi Edinburghi ülikooli lõpetanud, on reisi jooksul olnud pidevalt rahulolematu. Laevale võtsin ma ta vaid tema arstidiplomi pärast ja ei lasknud end häirida tosinast relvast ja trobikonnast ülikondadest, mida ta endaga kaasa võttis. Koos 3 meeskonna liikmega kaebab ta mind kohtusse. Väidavad, et olen teinud valesid otsuseid, laev on ilma paberiteta ja lõbusõiduga, millele nad end kirja panid, enam tegemist pole. Eks nad esitavad ka omapoolse versiooni Galapagosel juhtunust, nõuavad minu laeva mahamüümist oksjonil, et saada reisile kulutatud raha tagasi. Kohus otsustab aga, et see vaidlus kuulub ameeriklaste haldusalasse ja käsib 4 mehel edasi sõita minuga. Kuidas ma seda tegema peaksin? He didn't like people who were whiners, people who always complaining, people who don't work and they expect, to get something for nothing. Or I'd say this, that he was fair. At least in my estimation, he was fair. Usually, if you didn't deserve something, you didn't get it. If you did deserve it, you got it, Olen õnnelik, kui ühel hommikul on mässajad kadunud. Kahjuks mitte kauaks. 3 põgenikku 4 saadakse kohalike võimude poolt kätte ja hommikul, kui peame Tahitilt lahkuma, tuuakse nad laevaarstiga eesotsas meie pardale tagasi. Keeldun nendega rääkimast. Siin Tahitil tuleb minu laeva pardale enne väljasõitu ootamatu külaline. Prantslane Alain Gerbeau on suure tähelepanu eest põgenenud siia kanti ning vaatab hindava pilguga mu laeva üle.
1920. aastate keskpaigaks on maailma tabanud hullus. Charles Lindbergh alustab New Yorgist lendu üle ookeani, mille ta lõpetab Pariisis. Prantslased Gerbeau purjetab üksinda ümber ilma. Uue ajastu kangelased on sündinud ning see on midagi, mis paneb inimesi taas kord leidma endas maailma vallutajaid. Esimese laevana oli üle ekvaatori Eesti lipu viinud tolle aja kauneim purjelaev Baltimaades, Tormilind. See oli laev, millel teenimist peeti auasjaks. 4-mastiline brigantiin, mille taolist meie rannikul teist ei leidunud. Kapteniks ja omanikuks minu endine õpilane Rudolf Balberg, meremees, kes oma asja vähema peensusteni tundis ja äärmise nõudlikkuse juures ka vääriliselt, ausameelselt endale alluvaid laevateenijaid kohtles. Nii et paremat kuju, kes olema peab, ma üldse ei tea. Niisiis oli poisil kool pooleli. Et poiss veel kogult kaunis vähene, ei julgenud paludagi, et teda tekipoisiks palga peale võetaks. Lubasin poisi sealoleku aja eest söömaraha maksta, mille peale Balberg tähendas, et nii palju tast ikkagi kasu on, et söögi tasub. Sügisel aga, kui poiss meie kõige paremalt purjelaevalt Tormilind maha maksuks, mitte tekipoisi ehk noorema madruse, vaid täie madruse palga sai, ütles kapten Balberg minu õiglase imestuse peale, et palka maksan ma mehele töö, aga mitte aastate eest. Ta oli siis vaid 14-aastane. Jõuame Cooki saartele, kus meie 17-aastane meeskonnaliige Stein vahetab kõik oma riided pärlite vastu. Vahetuskursiga 2 särgi eest 1 pärl. Ta on huvitav poiss meie seltskonnas. Tuli reisile, et alla võtta ja võõraid kultuure näha. Ja seda ta on saavutanud. Kõvasti kilosid kaotanud ja mehistunud. See küllap ongi peamine. Fidži saarestiku jõudes oleme vabanenud 3 mässajast. Eks nad peavad nüüd ise vaatama, kuidas Ameerikasse tagasi saavad. Keegi nendega laevas ei suhelnud, kuigi nad väitsid, et kõige taga olevat olnud hoopis Gordon Cornell, kes Tahitile maha jäi. Lahkub ka meie professor Russell Brooks, kellel meeletu palavuse tõttu südamehäired. Laevaarst Cowanit üritan küll hädas ümber veenda, kuid ka tema tegi kindla otsuse lahkuda. Kuigi esialgne plaan oli mul mitte Austraaliat külastada, siis nüüdseks juba 6 meeskonnaliikme kaotuse tõttu olen sunnitud seda tegema. Enne võtan aga kursi Vanuatule. Üks valgenahaline missionär, kes Vanuatul juba 47 aastat elanud, hoiatab meid suurte nambade eest. See on üks siinsetest ettevaatlikest kanniballide hõimudest, kes väidetavalt endiselt peavad võitlust sisemaal, kuhu ükski valge inimene minna ei julge. Järgmisel hommikul ärkame Koidikul. Sööme hommikust ja valmistume Väikesaarele minema. Aga ka saare elanikud on varajased ärkajad. Oleme vaevalt kohale jõudnud, kui nad meid juba märkavad ja ronivad uudishimulikult pardale. Laevatekk on täis pruune alasti kujusid väikeste nambade hõimust, kes veel hiljuti olid kanniballid. Ühel on sügav haav, mille seon, et anda märku meie sõbralikest kavatsustest. Kaldal saan aru, et see oli tark tegu.
10-minutilise jalutuskäigu järel jõuame külla, kus ringi kujuliselt seisavad 7 onni. Onnides sees on pime ja rõske, õhk on lämbe ja kopitanud. Seintel on maskid, kunagiste pealike kolbad, näopildid ja peaehted. Selleks, et saaksime neid lähemalt uurida ja filmida, nõustub pealik need lahkesti välja tooma. Mitmel meeskonnaliikmel on tõsine soov üks selline pea ära osta, aga kaubaks siiski ei lähe. Ilmselt peavad nad neid esemeid pühaks, kuna nad ei näita mingit soovi nendest vabanemiseks. Õhtul jätame saare ja selle sõbralike elanikega hüvasti ja seilame Austraalia poole. Peale tormilindu sõitis ta Eesti, Saksa, Hollandi ja Inglise aurikuis, kus prantslase Gerbeau raamatut luges. 1929. aasta sügisel Ameerikas maale kargas ja kõigepealt New Yorgis ühes pilvelõhkujas ahjukütjaks hakkas. Seejärel aga lausa pilvelõhkujaid endid ehitama asus. My father said, well, I'm used to climbing to the top of the mast or whatever. And the boat is rolling and all this, and I'm doing what I have to do. And I know I can do that. And he got a job doing that for some time. Imestus meil kodustel oli alguses suur. Seni kui teatas, et ta seda ainult ajutiselt raha kogumise otstarbel teinud. Ta tahtvat endale purjepaati osta ja ümber ilma reisile asuda. Tere Veli kui ka kodused. Sain ma kirja, mille olid kirjutanud kätte. Selles näitad sa välja, et sul on nii vastumeelt see, et ma sellele reisule lähen. Ma saan aru. Mul oleks endal ka, kui keegi mu vendadest läheks. Aga nii palju ma ütlen nüüd sulle, et minu pärast võite te nii palju selle vastu kirjutada, kui iganes mõistate, aga ma ei jäta seda tegemata. See, kelle juures olen, on üks kaugsõidutüür. Andis mulle eraldi toa, siis veel kõige peenema voodi, kummuti ja kõik asjad, mis vähegi tarvis on. Ainult tihupesu ja riided peavad minu olema. Enne ei tahtnud teine midagi võtta. Täna sain teise nii pikale, et võtab mult $4 nädalas, mis ei ole kellegi raha. Aga mis puutub naistesse, siis püüan ma nii kaua neist eemale hoida, kui laev käes. Tüdrukud on siin vähe liig kallid pidada. On küll siin neid Eesti tüdrukuid, kes on püüdnud mulle ligineda, millest ma olen aga kõrvale hiilinud. See kiri pani mind memmega kodus mitte ainult muigama, vaid otse laginal naerma. Ahto, kellel igal hommikul saadusest õhtu pennigi järel polnud, tahab $300–400 koguda ja seda ka veel 1930. aasta maiks. Olime kindlad, et sest midagi välja ei tule, sest meie ajal ei ole Saulusest Pauluse saamine sugugi igapäevane asi. Ja meie mõlemi arvamine oli, et rahaga ümberkäimise eeskujuks Ahtole Saulus võiks olla. So maybe when he saw New York or some other place on those boats, he decided he wanted to do that, but do it in a different way. I mean, I'm not suggesting to you that he didn't like to be in his home, but he wanted to see the world, like many people. And that was his first step.
Ahto on esimene laev, mis saabub Sydneysse Eesti lipu all. On väga liigutav, kuidas inimesed, eriti eestlaste kogukond, vanad ja noored, toovad sõpruse märke tervele meie perekonnale. Kõige enam tähelepanu pälvib muidugi Tedi. Inimesed üürivad kaatri või aerupaadi, et sõita laevale, lootuses näha teda selles palju kirjeldatud puuris. Meile hakkab tunduma, nagu oleksime rändtsirkus. Minu Sydneysse sõidu eesmärk on võtta meeskonda juurde nii palju inimesi, kui vaid ruumi on. Nii naisi, kes hoolitseks Tedi eest, kui ka 2 meest, kes oleks laevatöödel abiks. Kui ajalehes mainitakse, et olen veel mõne meeskonnaliikme võtmisest huvitatud, saabub 200 taotlust naiste koha peale ja 100 taotlust meeste kohale. Esimesed 3 päeva ainult veamegi inimesi laevale ja tagasi. Armsad noorukid, karastunud ärinaised, stenografistid, õed, seltskonnatüdrukud ja abielunaised, kes soovivad tuua oma lapsed Tedile mängukaaslasteks. Vahetame laeva masti ning vanast mastist saab eestlaste kogukonnale, kes ehitavad parajasti oma maja Sydneysse, lipuvarras. 24. juunil võtame osa ka eestlaste Jaani õhtupallist. Enne Sydneyst lahkumist otsustan, et võtan pardale Rowena Bray Adelaide'ist, kelle vanaisa on Austraalia ülemkohtunik ja kelle seiklushimuline lapselaps on tegelenud nii lendamise, võidusõidu kui ka golfi, tennise ja ujumisega. Laia silmaringiga noor naine, kelle olemasolu annab loodetavasti meile palju juurde. Lisaks temale noore Betty Mitchelli, kellesse minu esimene abimees Philip King koheselt armub. Siis veel Inglanna Barbara Armitage, kes pool aastat töötanud Tasmaanias ja Melbourne'is meditsiiniõena. Tema siis meil ka uus arsti asemik. John Watkins, mees, kellele samuti meresõit pole tema sõnul tundmatu hobi. Sellised on siis meie asendusliikmed, naised ja mees, kes peaks meiega kaasa tegema järgneva sõidu. From the south, he used to have a big cigar. Kuid Saulusest sai siiski Paulus. Poiss saabus 1930. aasta mai keskel $240 koju ja sealjuures koguni mitte rävalates ja tühjad sumadaniga, vaid mõlemad nii-öelda tipp-topp. Mis mulle muret tegi, oli Ahto kavatsus ümberilmareis üksi ette võtta. Nõudsin naisega, et Ahto peab reisikaaslasena vanema venna kõu kaasa võtma. Raius aina, et tahab üksi minna, nagu prantslane olevat käinud, et mis võib läbi teha prantslane, seda võib ka geograafiliselt halvemais tingimustes kasvanud ja seega rohkem karastunud Eesti poiss. Vihastas ning põgenes paariks päevaks merele, et minuga siiski nõustuda. Leidis sadamamudast paadi, tegi selle kõuga suve jooksul korda ja ristis enda järgi Ahtoks. Kuna sadamate inspektor sõiduloa sellele paadile ainult Eesti vetes lubas, iga teisemaks paati kõlbmatuks lugedes, pidi poiss ümberilmareisust targu vaikima. Vastasel korral poleks üldse välja saanud. Tallinnas peeti poiste ettevõtmist hullumeelsuseks ja kohalik jahtklubi keeldus Ahtot oma liikmeks võtmast. 7. augusti ööl 1930, kui poisil juba 18 aastat turjal oli, võttis Ahto kursi Hiiumaa poole. Teavitasin meie ajakirjandus siis, kui poisid juba Inglismaal olid.
Ega kauem polnudki mõtet salatseda, sest välismaa lehed hakkasid juba poiste reisust kirjutama. Ahto Kõuga võetakse Inglismaal Torquay kuningliku jahtklubi liikmeteks. Vähemalt keegigi hoolib. Enne jõule jõuti üle Atlandi ookeani. That's the old man. That's my father, I'm sure. It's not like any pictures I've seen of him. They're both so young, they look like, you know, teenagers. Miamis tabas poisse enneolematu tähelepanu. Ülitoredad vastuvõtud ja pidustused Lõuna linnapea juures. Teenistuse võimalusi, aga ei mingisuguseid. Tööpuudus. Edasi suundudes jõudsid nad Honduraseni, kogedes seal tormi, mille tõttu poomi kaotasid ja 3 päeva veel ilma purjeta hulpisid. Poisid naasid poomi parandamiseks Ameerikasse ning jõudsid viimaks New Yorki, kus poistele lausa linna võti kingiti. They got the key to the city or whatever you call it, you know, and they were entertained and so forth. Because apparently it was a big feat in those days. Kõu pidi tagasi Eestisse tulema, et sõjaväekohustust täita. Ahto aga plaanis üksi reisiga jätkata. Minna parandatud poomiga läbi Panama kanali ja edasi. Siiski see mõte ei lähe mitte täide. Sest New Yorgis taipab Ahto, et selle lekkiva paadiga tal pole võimalik ümber kera sõita. Tema ümberilma reis on lõppenud. Peale probleeme mootoriga, mille sain Brisbane'is lahendatud, seilame edasi. Naudime ilusaid ilmu ja teineteise seltskonda. Kõik tundub, läheb kõige paremas korras. In Australia, on the Great Barrier Reef, the lights had been changed into a channel and they ran aground on coral. 4. augusti hommikul kell 3:30 sõidame karile. Kiil on vigastatud ning laev lekib. Kõigi tunded on allapoole nulli. Võtame kätte ja loobime 28 tonni laeva ballasti üle parda. Niisiis võib julgelt öelda, et tükike Eestimaad on ka suurel vallrahul. Esimene lootuskiir koidab, kui näeme eemalt lähenemas laeva, mis siiski otsustab meile appi mitte tulla. Tegemist on Jaapani sõjalaevaga ja vaatamata meie hädaolukorra lippudele ei reageeri antud laevalt keegi. Otsustan siis selle reisi jooksul esimest ja viimast korda tõmmata masti Ameerika lipu, tagurpidi,
nagu hädaolukordade puhul tehakse. Eesti trikoloori ei tunneks isegi õiget pidi keegi ära. See töötab. Peale lõunal möödub meist Inglise laev Tresillium, millega õnnestub ohu eest järgmisesse sadamasse ära saata paanikas Margaret ja väike Teddy. Peale 19 tundi karil saabub tõus ja me vabaneme. Running aground was a mistake in the charts because the chart said that the light was here and the light was actually here. And when you went on the wrong side of the light, you ran aground. But they got her off. And then the voyage continued. Tagasi jõudes 1931. aastal oma esimeselt reisilt üle Atlandi sai Ahtost lisaks Ameerikale kuulsus viimaks ka Eestis. Kiiremas korras soetas ta endale uue paadi, millele taas Ahto nimeks pani ja taas üle Atlandi purjetas. Korduvalt. Nüüd juba ka Tallinna jahtklubi liikmena. They went from Estonia down to Africa and then across to Miami, back to New York, and then New York back to Estonia. The 5 trips were not all the same, but they were all across the Atlantic and back. Nende aastate sisse jäi ka raamatu avaldamine Ameerikas oma reiside kohta ning tutvumine oma naisega. He was invited to many yacht clubs, and one of them was Greenwich, which is where my mother was living. They met under those circumstances where he was being entertained by a yacht club, and she would have been there. My mother's father was from Scotland. He was a Presbyterian, and my grandmother was a Catholic, Irish Catholic. She went to church every day to ask forgiveness for marrying somebody who was not a Catholic. But she loved him and he loved her, and they immigrated to the United States. He was a successful business person. He owned several automobile dealerships throughout New York and Connecticut. He was fairly well-to-do. Even after the crash of 1929, when the Depression started, he had managed his affairs in such a way that it didn't bother him too much. Bali, saar oma kummaliste elanikega. Kuigi võimukandjad väidavad mulle, et nad teevad kõik, et kohalikud saaksid säilitada oma kultuuri, näen ma läänelikult riietunud pärismaalasi. Sel ajal kuulen ka esimest korda uudiseid, et Hitler ja Stalin on omavahel mingi kokkuleppe sõlminud. Aga poliitika jääb sel hetkel minust veel kaugele. Meie hoopis istume
ja vaatame Bali õhtus ühte siiamaani erakordsemat vaatemängu põletusmatust. Jõudes Javale, Surabayasse, kuuleme oma laeval raadiost Inglise kuninga kõnet, milles viimane kuulutab sõja Saksamaale. For the second time in the lives of most of us, we are at war. It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas who will make our cause their own. I ask them to stand calm and firm and united in this time of trial. Siin Surabayal ei tea algselt aga hollandlased, kes kontrollivad siin olukorda, kas meid sadamasse üldse lasta või mitte. Kelle poolt on väike Eesti selles suures sõjas, mis Euroopas alanud? Õnneks kestab hollandlaste peataolek vaid päev, peale mida saame kaldale. Selleks, et teha lõplikud parandustööd Ahto kallal ja et Hollandi laevade eeskujul maalida Ahto kerele trikoloor. Kaitseks Saksa allveelaevade vastu, sest Eesti on ju neutraalne selles sõjas. Siiani arvasin, et see, mis maailmas toimub, ei tohiks minu reisi mõjutada. Seekord ma eksin. Minu kallis kaaslane Philip King, kellega olen koos seilanud peaaegu 3 aastat, teatab, et tema läheb nüüd Inglismaale oma kohust täitma. Et ta ei saa sõjast mööda vaadata. Küllap see nii ongi. Inglanna Barbara Armitage liitub temaga ning ühel hetkel Surabaya sadamas istuvad nad kaubalaevale ja lahkuvad Inglismaa suunas. Olen kogu meeskonnaga neid ära saatmas. Minu head kaaslast ja kamraadi ning Barbarat, kellega samuti olime jõudnud kõik ära harjuda. Lahkub ka Philip Kingi silmarõõm Betty Mitchell, kes suundub tagasi Austraaliasse. Taaskord olen hetkega 3 meeskonna liikmest ilma. Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien.
Sõda hakkab meile üha lähemale jõudma. Mauritiusel näen esimest korda, et laevadele on paigaldatud kuulipildujad. Siiski on mul järgnevalt muid muresid, millega tegeleda. Enne Aafrika rannikut tabab meid kohutav torm. Detsembri alguses jõuame Lõuna-Aafrikasse. Port Elisabetis võtab meid vastu filmikaamera, mille operaator palub mult luba meid filmida. Vastutasuks saame igas Aafrika kinos tasuta käia. Round the world in a 70-ton schooner sounds like a tale from the pen of Joseph Conrad, but it's the story of the folk aboard the Arto, now laid up in Port Elizabeth with a split main boom, a result of exceptionally heavy southeasters off Cape Recife. Skipper Walters and his wife enjoy a life that is the salt of adventure. Their little son Teddy, who went to sea at the age of 6 weeks, has set foot on land only about a dozen times, each time in a different country. He's already a hardened sailor. The crew of the Arto are for the main part Australians, Canadians and Americans. There's plenty of hard work, but their appetites are well looked after by a very efficient cook who joined them at Tahiti. Another member of this gallant crew of 20th century Vikings is Rowena Gray, Australian society girl. These people live the life they love. Lõuna-Aafrika on ilus. Siin veedame ka oma jõulud ja aastavahetuse. Siin toimub lisaks üks sündmus, mis ka minu jaoks eraldi tähtis. Saan kätte USA saatkonnast oma uue passi. Peale 4 aastat abielu olen nüüd lõpuks ka Ameerika kodanik. Peale aastaid üritamist ümberilma reis korda saata, saabus Ahto koos naisega 1936. aastal Eestisse. Ahto oli piisavalt majanduslikult kindlustatud, et endale uus laev soetada. Oli selleks ka oma naise vanematelt rahalist abi saanud. Seekord ostis sellise laeva, millega tõesti saaks oma mõtte ümber kera sõitmisest teoks teha. Ehitas vana ranniku, mida siin Läänemerel kasutati kaubaveoks, ümber ja ehitas sisse kajutid, kuhu siis majutada oma tulevased kaasreisijad. Taaskord nimetas ta laeva Ahtoks. Laeva valmis saades sõidab ta koos naisega 1936. aasta lõpus Tallinnast minema. Esialgu Inglismaale, kust võtab endale pardale esimeseks abiliseks inglase Philip Kingi. Kui nad poole aasta pärast Ameerikasse jõuavad, selgub, et Margaret on rasedaks jäänud. Niisiis jään lapselapse ootele. aastat on möödas sellest ajast, kui minu isa siin merd sõitis. Uhke tunne on nüüd ise siin olla. Kodumaale vanemate juurde mineku olen täielikult kõrvale jätnud. Sellest ei tuleks praegu vist midagi välja. Võib-olla hiljem. Seda enam,
et Margaretiga suhted on keeruliseks läinud. Ei sobi talle mitte see laevaelu. Kuigi see riik on täiesti asustatud neegritega, on kohalik jahtklubi loomulikult valgete pärusmaa, mis omakorda tähendab seda, et igal õhtul on meie laev inimestest tühi. Päeval vaatame, mida vaadata annab ja õhtuti oleme kohalikus jahtklubis aukülalisteks. Nende süü ka see, et Teddy on nüüd ristitud. Kohalike väitel esimese valge lapsena Nigeeria pinnal. My mother said that I was conceived, I don't remember now whether it's North Atlantic or in the Baltic. And of course I was christened and baptized in Nigeria, in West Africa. So, it's kind of funny to be conceived in the Baltic, born in Greenwich and then christened in Nigeria. And the reason I got christened in Lagos was because the people in the yacht club in Lagos found out that I was not christened. And they said, oh, you must have him christened because otherwise he would be a heathen, a barbarian. So my father said, okay. If he was anything, he was a Lutheran. But he was not a religious person. And nor am I. One of the ladies who was on the ship going around the world, her name was Rowena Bray, and she is my godmother. And the other person who was my godfather was William Bailey. Otherwise, I would still be a barbarian because I never would have been baptized. I guess you would say it was his road to an adventurous life. If he hadn't been a sailor, he would have been a mountain climber. He loved the ocean. It was good to him. It was good to him. It gave him a livelihood throughout his life, and a good one besides. And he had a lot of fun making his life, when you think about it. Not all of us are that lucky, to really enjoy what it is you're doing, and of course there were always problems and you're always, but still overall, he enjoyed what he was doing. And he was good at it. He was good at it.
teekond on lõppemas. New Yorgi pilvelõhkujad tervitavad meid sõbralikult, vaatamata külmale ilmale. Samuti meie tuttavad ja sugulased, keda me pole 1,5 aastat näinud. Kõigile jätkub ilusaid sõnu, uudishimulikke pilke, tunnustavaid õlalepatsutusi. Aga siiski on midagi muutunud. Väike Teddy on saanud suuremaks, oma jalgadel seisvaks nooreks meheks, kes naudib tähelepanu, mida talle osutatakse. Midagi on veel muutunud. Ma olen küll oma unistuse täide viinud. Unistuse, mis on mind painanud juba sellest ajast peale, kui ma olin 17. Kuid ma ei saa seda kellegagi jagada. Pean silmas oma vanemaid vendi. Nad kõik on seal kuskil kaugel. Mis neist on saanud? Ma ei tea seda. Ja see teadmatus on piinav. Kui siiani võis hellitada lootust, et äkki vaatamata sõjas toimuvale saaks Ahto äkki ikkagi Eestisse tagasi pöörduda, siis praeguseks on need mõtted maha maetud. Eesti on okupeeritud. Vene väed on Eestisse sisenenud ja peremehed saavad siin. Õnneks on Ahto sellest kõigest eemali ja ei pea kokku puutuma sellega, mis siin Euroopas toimumas on. Pojad on mööda maailma laiali ja oleme Leenaga jäänud ainult kahekesi. Uku abielus rikka ameeriklannaga, aga ei taha äiapapa raha kasutada ja sõidab edasi merd. Ja Riilo on abiellunud itaallannaga ja neil on poeg Franco Ahto. Töötas ka mittevahele segamise komitee teenistuses Hispaania merekontrollina, sõites mitmete sadamate ja Hispaania vahet. Kõuaga, kes tegi vahepeal merekoolis Türimehe eksamid ära, on samuti koos naise ja 3 tütrega Eestist põgenenud. Kas näemegi kaasaga oma poegi enam kunagi? Ma ei tea seda. At this point, my father and mother were divorced, and my father was married to Lucy. My father had, for some reason, was afraid to go to Estonia for fear he was going to be arrested. I don't know why. He never explained that to me. But I don't remember whether his father and mother were still alive. I suspect they were not. But he did go back to Estonia. I think it was in the 70s, early 70s. But he did make that one trip back. Good evening, this is 11-12-34. Pirita jahtklubisse saabus neil päevil ootamatu külaline, kelle aga paljud kohe ja rõõmuga ära tundsid. Ahto Valter. Kui kaugelt? Mina tulin selle Ameerika Virgin Islandist nüüd. This is my father. Neitsi saared on nüüd teie kodukoht. Jah, eesti keeles on Neitsi saared. Päris Neitsi. Doesn't sound like him at all. Trinidadi ja kohad niisugused. He must have been quite young. See on väiksed saared, kus inimesed tulevad sinna puhkuse peale ja jahid sõitmine ja... I never heard him speak Estonian. Kas päris üksi toob? Never. Omal ajal olite te ju Eestimaa nii kuulsamaid ja tunnustatumaid mehi just jahi sõitmise ja purjetamisega. Kas see on jäänud külge ja verre tänase päevani? Ja mina sõidan iga kord, kui saan. Mul on üks 36,5-jalane kets, 2-mastine seal. Ma sõidan iga kord, kui saan. Võtan oma naise ja lapsed vahest mitme nädalaks ja kuus. Millist tööd te iga päev seal teete? Mina olin kaubalaevadega ja siis
Ma ehitasin mitu neid suured ma ei tea, kuidas eesti keeles supermarket, teate need suured tanklaevad või? Ei, see on niisugune poed. Ma olen laeva ja selle poodidega praegu. On teil sugulasi veel praegu Eestis? Minu ema on siin Käsmus ja ma nägin teda eile. Aga tema on jänni täis, tema ei jäänud siia linna, tahtsin ta üheseks siia linna, aga ei, tema tahtis tagasi Käsmu minna. Ja. Millal jälle kavatsete Eestisse? Mina oodan, et augustikuus võib-olla. Ma tahan oma naise ja minu tütter tahavad tulla siia siis. Võib-olla selle augustikuus. Nii et peaaegu olete valmis sõna andma, et tulete õige pea tagasi? Oja, definitely. Oja, mina tagasi tulen, varsti tulen tagasi. Tänan väga ja päri tuult teile siis kodusadamisse tuleku. Aitäh. He left from here and went straight from here to Panama Canal. From Panama Canal, he went to Galapagos. From Galapagos, he went to Marquesas. That's 3,000 miles by himself. And then to Australia, and then that's where the boat was destroyed. What happened is that my father said, I need to haul the boat out and clean the bottom. So he arranged for a boatyard that had a crane to haul the boat out. So the crane lifted the boat out, and when the crane was like this and the boat is like here with a wire and so forth, the wire broke. So the boat fell here and the crane fell like this. Now this is a big, big crane. This is not some little thing. Very big. And it crushed the boat. That was his last hurrah. I don't know if you're familiar with the expression. It was his last, go round. Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you. Dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say you're through,
you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you.